Võtta välja. Praegu oli see. See ei ole nii tõsi. Tere tulemast teile kõigile Eesti Keskkoolide meistrivõistluste 2025-2026 aasta koondfinaali. Hurra, hurra! Ja palun tervitame ühe suure sooja Saaremaa aplausiga finaali jõudnud võistkond jaatavalt poolelt Hakukurgi hooaeg ning eitavalt poolelt punkt. Ja teeme sama suure kohtunike tutvustuse. Seda fantastilist, kõrgetasemelist ja vaimukat finaali hindavad minu vasakul käel alati võlu fantastiline ja asekas Maarja Tambet. Tema kõrval Eesti ja Tartu ülikooli väitluses vaieldamatuid suurkujusid Triinu Vaher. Ja minu kõrval siin Eesti väitlusseltsi tõenäoliselt parim tantsemaster Lauri Leas, kes on samuti alati võlub. Minu paremal käel mees, kes tõenäoliselt tutvustust ei vaja, aga valitsev Eesti meister Siim Luul. Tema kõrval Eesti kõige julgemate soenguvalikutega mees Heiki Liisimaa. Ja isegi samas minu kõrval pahati võluv mees, kellel siis, kui mina alustasin keskkooli väitlusega, oli see väga kliinikad pakendvardid, Joosep Tiks. Ja minu väitlussaavutused on liiga kidevad ja võimsad, et neid siin ette lugeda, aga sooviksin kõigile meelde tuletada, et 2010. esimesel poolel ma tulin põhikooli meistriks mälumängus ja minu nimi on Tartu Toom, tere! Kõik saalisviibijad, eeldatavasti kohtunikud ja ka väitajad avanud valmis, kutsuksin, ja ma eeldan, et ei ole kõnelejad sellest muutnud, kutsuksin jaatavalt poolelt seda väitlust avama Miia. Kõned 8 minutit, esimene viimane minut vahemärkuste eest kaitstud vahepealsel ajal. Palun tehke neid. Aitäh. Aitäh. Kallis paneel, Arktika kiirenev sulamine on laiendanud meile teadaoleva maailma piire. Sellega avaneb ka uus sõjatanner ja majanduslik piirkond. Uuel fondil on esindatud nii Venemaa kui ka Hiina, igas aspektis on lääs praegu maha jäämas. Alustame raamist, siis meie enda materjal. 4 punkti raamis siis. Esiteks, Venemaa on Arktikas teinud suuri investeeringuid julgeolekusse. Venemaa on renoveerinud lennuvälju ja radareid, taas avanud üle 50 nõukogudeaegse sõjaväebaasi ning võtnud teenistusega uue põlvkonna patrullaevad, mis on varustatud ründerakettidega. Teiseks, läänel on väga palju väiksem võimekus Arktikas võrreldes Venemaaga. USA-l on endiselt vaid üks töötav vana jäämurdja, mis on pidevas remondis ning Venemaal on neid üle 57. Norra tohib Svalbardil hoida vaid politseid ja rannikuvalvet, samal ajal kui mõne tunni kaugusel on Venemaa sõjaväebaas. Kolmandaks, Arktika on läänele strateegiliselt väga oluline. Arktika kontroll tähendab kontrolli Põhja-Atlandi ligipääsu üle ja Arktikas asub üks maailma kõige olulisemaid satelliitide keskusi, Svalsat, mis vahendab andmeid tervele maailmale. Neljandaks, mis on meie plaan? A. Me suurendame jõuliselt sõjalist võimekust piirkonnas ja täidame need olemasolevad julgeolekulüngad. See näeb välja nagu ühtseid veealuseid ja õhuruumis olevaid radarivõrgustikke ja püsivate sõjaväebaaside rajamine strateegilistesse kohtadesse nagu Norra väin, Islandi lünk, Kanada Arktika ning ka rohkem õppusi ja sõdureid Arktikasse. Ning B. Me laiendame enda majanduslikku võimekust selles piirkonnas, ehk siis me suurendame jõuliselt kriitiliste maavarade kaevandamist piirkondades, kus see on kasumlik. Näiteks asub Gröönimaal suurim välja arendamata haruldaste muldmetallide kogu, mis pole veel Hiina kontrolli all ning 1/5 maailma naftavarudes. Me avame uued kaubateed ka läbi Põhja-Jäämere. Nii, liigun nüüd edasi meie esimese argumendi juurde, milleks on julgeolek.
Lääs peab jõuliselt suurendama kohalolekut Arktikas, et tagada lääne julgeolek. Venemaal on motivatsiooni ja võimekust Arktikas meie piire testida ja ta on juba sellega alustanud. Miks? 3 põhjust siin. Esiteks, see on Venemaa jaoks riskivaba viis kaardistada lääne tegelikke punaseid jooni ja vastupanuvõimet. Kui esimesele läbilõigatud kaablile ei järgne karmi kättemaksu, on see roheline tuli järgmistele sammudele. Nad õpivad tundma meie taluvuspiire, ilma et nad peaksid mõtlema nendele ränkadele tagajärgedele. See on ka nende jaoks strateegiline luureinfo. Teiseks, see õõnestab NATO ja Euroopa Liidu heidutuse usaldusväärsust. Kogu meie kaitsearhitektuur, artikkel 5, sanktsioonid, kollektiivne vastus toimivad ainult siis, kui vastane usub, et me reageerime. Iga vastuseta provokatsioon lõikab sellest usaldusväärsusest tükki ning liitlased hakkavad kahtlema, kas nüüd päriselt kaitstakse, aga agressor saab sellest julgust juurde. Ning kolmandaks, Venemaa ja Hiina teevad koostööd, et enda huve kaitsta, tänu millele neil on ka rohkem ressursse siis jõuliselt testida lääne võimekust. Mida see tegelikult tähendab? 3 mõju siin. Esiteks, see on halb majandusele. Arktika ja Põhjamere all jooksevad kaablid, mis kannavad kogu lääne majanduse eluvaimu. UK saab 99% oma digikommunikatsioonist veealuste kaablite kaudu. Iga pangatehing, iga sõjaline side, iga elektrihind sõltub sellest, et need kaablid toimivad. Kui meil puudub Arktikas piisav jälgimissüsteem, mida võrgustik, ei pruugi me teadagi, mis tegelikult mere all toimub, ega me ei suuda takistada seda sabotaaži. Venemaa juba sõitis 2024. aastal 3-kuulise missiooniga Koola poolsaarelt ümber Norra ja Vahemere süsteemselt kaardistades lääne kaableid. Kusjuures see laev kandis ka tehnikat, mis suudab kaableid 6000 meetri sügavuselt läbi lõigata. Teiseks, nõrgem positsioon Arktikas soodustab konflikte. Riigid ründavad või testivad üksteise piire siis, kui nad arvavad, et vastaste reaktsioon on nõrk või hiline. 2024. aastal viisid Venemaa ja Hiina strateegilised pommituslennukid juba läbi ühise patrulli Alaska õhutsoonis. Me peame olema valmis. Järelikult, lisaks sellele, et Arktika piirkonnas elab 4 miljonit inimest, kes tahavad ka turvalisust, on Arktika värav kogu lääne julgeolekule. Kolmandaks, see on halb, sest lääne inimeste turvatunne langeb. Iga uudis sellest, kuidas Venemaa laev kaob radarilt või lõikab läbi kaabli, illustreerib lääne inimese jaoks pilti Venemaa sõjalisest võimekusest. Sellest, kuidas ülehomme hakkab sõda. See tekitab ühiskonnas pidevat ärevust ja hirmu ootamatute kriiside eest. Kui meie vastane suudab pidevalt hoida üleval seda hirmu, oleme me juba kaotanud vabaduse elada turvaliselt. Võrdluseks on meie maailmas nii tugevam heidutus kui ka võimekus agressioonile päriselt vastu hakata, sest meil on parem järelevalve, mis tähendab ka kiiremat reageerimist ning me saame päriselt sellele tugevale vastasele vastu astuda. Nii, liigun edasi meie teise argumendi. Arktikast kujuneb järgmise 20 aasta jooksul üks maailma tähtsamaid ressursipiirkondi. Seda tööstust rajatakse juba praegu. Venemaa ja Hiina teevad seda riiklikult juhitud strateegiana, samal ajal kui lääs jääb maha. Kui me ei tegutse nüüd, muutub kogu lääs 2021. sajandi võtmeressursside osa struktuurselt sõltuvaks vastasse kontrollitud tarneahelas. Esiteks, miks on vaja jõuliselt suurendada kohalolu, et majandustegevus saaks hakata? Investoril on vaja A. turvatunnet, seda, et nende investeering püsiks ning et neid kaableid lõigataks läbi, et see vabrik kinni pandaks. Arktika projektide kindlustusmaksed on praegu 60% kõrgemad kui mujal. Ilma jõulisema kohalolekuta on suuremad projektid lihtsalt kindlustatamatud. Näiteks Nord Streami saboteeriti, kuna seda ei patrullitud korralikult, aga Norra gaasist taristut, mida NATO mereväed aktiivselt patrullivad, ei saboteeritud hoolimata sama strateegilisest väärtusest. Patrulliv kohalolu muudab need projektid päriselt kindlustatavaks ja seega ka elujõuliseks. B. Infrastruktuuri, näiteks sadamad, raudteed, elekter ja nii edasi. Arktikas valitseb praegu klassikaline kana ja muna probleem. Sadamat ei ehitata ilma kaevandusteta, kaevandust ei avata ilma sadamateta ja tehast ei rajata ilma kindla tarneta. Erakapital üksi aga seda seisakut ei murra. Meie maailmas lahendab selle riik, kui ta rajab esimese taristu ja loob litsentsideks selge õigusraamistikku. Norra 70 tõestavad seda. Riiklik Statoil võttis 50% osaluse, riik investeeris taristusse ja tulemuseks oli tööstus, mille najal kasvas $2 triljoni suurune naftafond. Ilma riigi sekkumiseta poleks Norras seda naftatööstust tekkinud. Teiseks, kui õiguslik raamistik ja taristu ja julgeolek on paigas, tuleb erakapital. Näeme, et riiklik sekkumine ei asenda turgu, vaid ta tegelikult loob need tingimused, millest turg saab toimida. Ma võtaks enne seda ühe pool, kui on. Ja kuidas nüüd on
lähedaltki Arktikas need UK kaablid ja muud asjad, need on meil Euroopa mandri sees, sinna saab investeerida. Me näeme, et see, et need ei ole otseselt Arktikas, ei ole see kõige suurem probleem, sest Arktika on just see tee, kus Venemaa ja need laevad saavad selle ligipääsu kõikidele nendele kohtadele, kust päriselt tulla Euroopale ja nendele lääneliikidele lähemale. Ja me näeme, et see on ka väga oluline. Me peame kaitsma seda teed, kust Venemaal on kõige strateegilisem praegusel hetkel tulla, sest et praegu me vaatame Läänemeri, siis Läänemerel juba on sellised patrullid. Arktikas seda ei ole. Nii. Okei, räägime nüüd sellest, et miks Arktika majanduslikult väga oluline on. Esiteks, kriitiliste mineraalide nõudlus 4–6 kordistub aastaks 2040, liitium 40 kordistub. Praegused allikad ei rahulda isegi praegust nõudlust. Arktikas on hinnanguliselt 25% maailma haruldastest muldmetallide varudest ja 30% avastamata gaasist. Teiseks, aken on lahti ainult praegu, sest et see taristu ehitamine võtab 15–20 aastat. Kui me ootame, oleme juba 15 aastat hiljaks jäänud. Reaalsed mõjud lääne kodanikele, kui me ei lähe jõulisemalt. Esiteks, kallimad hinnad läbi kogu tööstuse. Globaalsete tooreinete hindu määrab pakkumine ning kui Venemaa ja Hiina kontrollivad Arktikas kaevandamist ja Hiina töötamist, määravad ka nemad need hinnad. Iga tuulik, iga elektriauto aku, iga pooljuht on hinnastatud läbi vastaste kontrollitud turu. Teiseks, strateegilise autonoomia kadumine. 2022. aasta gaasikriis näitas, mis juhtub, kui strateegiline sisend on vastaste kontrolli all. 2040. aasta kriitilised mineraalid on uus gaas, ainult hullem, sest need on sisend igasse strateegilisse tööstusse samaaegselt. Rohepööre, kaitsetööstus, digitaalmajandus. Kui kogu see virn on Venemaa Hiina kontrolli all, kaotab lääs võimekuse iseseisvat välispoliitikat ajada, sanktsioone kehtestada või kaitsetööstust päriselt skaleerida. Ning kolmandaks, rohepöördeks vajalikid ressursside kättesaadavus on kas puudulik või seda ei olegi, mistõttu on kõiksugune rohetehnoloogia miljoneid korda kallim ja vähem rakendatud. Kõikidel nendel põhjustel jaatus. Aitäh Riiale ja algab eestava poole mõtlemine. Nii, see minut on täis tiksunud ja kutsun eestava poole kohalolu jõuliselt laiendama selles väitluses, et esimese kõnelejad au! Ma ei saa aru, sa ei lahenda probleeme third wheelides, proovides teha mingit X-lahendust kuhugi X-teele, pannes palju radareid ja järsku probleem laheneb. See on väga kauge viis lahendada neid samu probleeme, mida nad räägivad ja tegelikult ma ei saa aru, miks see peaks olema jõuline, mis see 15-aastane plaan, kuidas seal midagi jõulist on, miks me ei saa seda rahulikult teha. Kuidas on 4 asja, esiteks ma kiirelt raamistan ära, mida meie kaitseme, seejärel vastused jaotuse case'ile ja seejärel 2 argumenti ka veel, esiteks rääkides rahvusvahelistest üldistest pingetest ja siis kuidas, et Arktika on lihtsalt halb koht, kuhu praegu ressurssidega üritada jõuliselt peale tungida. Okei, räägime siis, mis siis meie plaan on. Ma arvan, et see on lihtsalt jätkame status quo'ga ja võtame seda, et meil on praegu, arvestage, me liigume vaikselt Arktika poole naturaalselt. Jää sulab ära, me liigume uute naftapuurjaamadega, me liigume uute kaevandustega naturaalselt. Meil on Norras neid puurjaamasid, meil on Kanadas neid puurjaamasid. Liigume rahulikult edasi täpselt, nagu meil on olnud. Teiseks, aga ma arvan, et on see, et kui meil tulevikus on vaja mingite nende Arktika maardlate alla asuda, siis me teeme seda tulevikus, kui meil reaalselt tekib mingi päris probleem sinna. Okei.
liigume siis, mida räägib meile jaotus? Ma arvan, nad räägivad meile kahte asja. Esiteks nad räägivad meile julgeolekust. Üli suur asi, mida öelda, et teeme ülisuured kulutused, paneme need uued mingid valvepunktid, ehitame hästi suure militaarasja lahenduseks sellele, et me paneme selle raha nendesse riikidesse, kes on reaalselt ohus. Ma arvan, et nagu see lahendus, et me teeme suure kontrolli sellel Venemaa ülaalal, mis on mitu tuhat kilomeetrit, et vaadata, kas seal laevad liiguvad või mitte radaritega, on ju väga suurel määral negeeditav, kui me lihtsalt investeerime kaitsesse. Ma arvan, et see on see, kuhu me tahame. Ja ma arvan, et ma räägin ka rohkem, miks see nagu on palju parem lahendus ka rahvusvahelisel tasandil, mitte minnes jõuliselt peale kuhugi, ei tea kuhu, miks rahvale meeldib rohkem. Teiseks nad räägivad ka unikaalselt sellest, et see on ülisuur majandustükk ja Venemaa hullult palju üritab sinna pushida Hiina ka. Esiteks, sorry, Venemaa on nõrk praegu, ma ei tea, et nad väga palju pushivad sinna, võib-olla pushisid 10 aastat tagasi, aga nüüd neil on nagu oluliselt see lihtsalt ära vajunud, nad teevad väga-väga aeglaseid liikumisi ja isegi kui nad ütlevad, nad teevad jõulist liikumist, sest kui jõuline see ikka olla saab, sa ei saa naftapuurjaama panna 2 kuuga valmis, nagu need ise räägivad, see võtab 15 aastat aega. Ma esiteks selle ajaraamiga päris nõustu, aga fine, võtame selle, siis Venemaa ei saa ju seda mingi triljon korda kiiremini teha. Ma arvan, et see ei ole ka päris tõene. Okei, ja viimaks kiire analüüs lihtsalt sellest, et mis see nagu nende lahenduskäik on, ei ole ju reactive, mida nad üritavad öelda, et Venemaa on suur oht ja nüüd me peame NATO-na tõestama, et me suudame vastata. See on nagu, nad üritavad lahendada reactive probleemi ja seda, et me peame reageerima asjadele mingi X-prevention lahendusega. Ma ütlen, palju lihtsam on suunata need rahad kasulikumatest asjadesse, räägin sellest teises argumendis. Okei, liigume esimese argumendi juurde, mis on rahvusvahelised pinged. Ma arvan, et artiklolu kohalolu suurendamine ei loo lääne jaoks lihtsalt mingit nagu eriti uusi võimalusi, vaid loob lihtsalt uue rahvusvahelise pingete koha või tsooni, mis on unikaalselt esiteks ohtlik ja tõenäoliselt ka nagu pöördumatu, et sealt mingit konflikti ära kaotada. Miks siis jõuline laienemine viib selle pingeteni? Ma arvan, esiteks lääneriikide jõulised laienemiskatsed lihtsalt ärgitavad Venemaad tegema sama. Isegi kui Venemaa on praegu nõrk, siis nagu ütlevad, see on pikaajaline plaan, ma arvan, Venemaa suudab taastuda ja tõestada, luua selle pretsedendi, et meid ohustatakse, nüüd me paneme veel tugevamalt sinna alale, mida nad teevad. Ja teiseks, ma arvan, et on ka see, et nagu Venemaa ei saa lihtsalt lubada Läänemaa lihtsalt seda lääneriikide ülisuurt võimekat jõusuurendust Arktikast, et see tähendab neile ju kaotus, nende rahvale kaotus midagi sellist, on ju. Ja jaotus ise räägib ka, kui oluline on Arktika tulevikus nendel inimestel, siis just selle pretsedendi loomine tähendabki, et Venemaal on väga-väga hea viis öelda, et teised teevad nii, meie peame ka ja teha väga-väga agressiivset tõusu selle asemel, et mingi läbirääkimisi pidada, et teha normaalset kaubatööd. Aga miks see status quo's ei ole neid pingeid nii palju ja miks see ei toimu? Ma arvan, et esiteks jõuline laienemine, nagu tegelikult jõuline laienemine, see, et sa läheti väga tugevalt peale, on meeletult kallis, nagu sellist mitme erineva naftapuurjaama või üldse kaevanduste mingi militariseerimine on naturaalselt mega kallis ja nõuab korraga väga suurt alginvesteeringut. Selline raha ei jää märkamata ja sellised tegevused ka ei jää, kui sul on 10 laeva on kuskil X lahes, siis trust me, seda on näha. Teiseks, riigid toimetavad üldiselt ka piiride sees, on ju, neil on, praegu me räägime, Norra laieneb vaikselt Arktika alale läbi selle, et nad tõstavad oma, vaikselt lähevad kaugemale nende naftapuurjaamadega, kui nad liiguvad välja, või nad panevad oma merevetesse. Ning kolmandaks, paljud jõulised laienemistaktikad on üldiselt nagu väga kontroversiaalsed. Sorry, kui sa üritad oma rahvale tõestada, et me võime, paneme miljardeid, vabandust, võib-olla isegi triljoneid, ma ei tea, rahasummasid, no mingid suuri numbreid, on ju, kuhugi X kohta, siis sorry, rahvale ei meeldi, nad tahavad, et nende haridus oleks tagatud, nad tahavad, et neil oleks tasuta bussid. Ei, järgmiseks, miks siis on need pinged halvad, mis tekivad või üldse nagu eri riikide vahel, on esiteks see, et kui meil on, tekitame selliseid pretsedente, kus me võime nagu minna rahvusvaheliste veteste jõuliselt peale, siis unikaalselt tekib rohkem diplomaatilisi konflikte, no naturaalne asi, mis juhtub. Aga pange tähele, see on eriti lääneriikide enda sees, sest et meil on väga palju eri lääneriike, me juba investeerime alternatiividesse, riigid nagu Austraalia inherent ei taha, et sa läheksid sinna, sest nemad juba panevad miljardeid või dollareid või mis iganes seal rahaühik on, panevad sinna nende enda rare earth mineraalide kaevandamisesse ja selleks, et nad saaksid luua sealt muda seest välja neid rare earth mineraale, me investeerime juba sinna, need riigid on ju väga-väga vastu sellel. Teiseks on ka lihtsalt ärevus ja hirm rahva seas, sest et unikaalselt, valijad ei taha, et neilt raha ära võetakse. Sorry, maksud on ebameeldivad asjad, inimestele ei meeldi. Ja kolmandaks, kui seal mingi konflikt tekib, nagu nad räägivad, sest et sa paned ju palju sõjalaevu ja mingeid asju sinna ja seal mingi oht tekib, siis kes, seal on inimelud langevad või lihtsalt majanduslik kahju, kui sul eraselt nafta mingi see läheb, lendab õhku upsi teisi, mingi kaabel lendaski õhku, mis sa sinna ise rajasid. Okei, enne kui ma edasi lähen teise argumendi, ma võtan poi. Ainuke asi, mis peatas Venemaa susserdamise Läänemere kaablitega, oligi see konstantne kontroll, mis 2022. aastal tekitamisel. Nad ei lähe ja tee selliseid asju, neid märgatakse. Jaa, pange UK-sse see kontroll, ärge pange Põhja-Jäämerre.
teine argument, Arktika on lihtsalt halb koht, kus proovida oma õnne ja mingit suurt maavara kätte saada. Mis selle kraks on? See on just see, et praegu on halb koht, kus sinna hakata mingit asja planeerima, sest sorry, see sulab ära ja siis sul on vaja uus plaan teha sinna. Ja see on praegu jää all ja need kohad, millest nad räägivad, kuhu nad tahavad jõuliselt laieneda, on ikka jää all ka 20 aasta pärast. Ja tõenäoliselt võtavad palju aega, et sinna jõuda. Arktika on väga keeruline koht, kuhu minna. Sul on väga kas soolane vesi, no nüüd see sulab vaikselt, nii et see on nii soolane ei ole, ehk see on lihtsalt korrosiivne, aga see on lihtsalt külm koht ka, kus sul jääkamakad hõljuvad. Pane tähele, kui sa lööd värvitüki kuskilt metalli seest ära, siis läheb rooste. Teine asi, sa ehitad selle paigal seisva asja kuhugi merevette ja sul on iga päev väga külm, mis tähendab, et see on nagu väga, sul peab olema tehnika väga kallis seal, sest et no külmad ei talu asjad ja akud lähevad katki. Kolmandaks, see asub reaalselt pärapõrgus. Sorry, sa ei saa inimesi ja no, mingid toitaineid lihtsalt öelda, et me teeme supply dropi nagu on Fortnite'is. Sorry, see ei ole päris nii. Sa saad selle reaalselt, pead viima selle laevaga tšuh-tšuh või tuut, okei, vahet ei ole. See tähendab lihtsalt aktiivselt ülisuuri kulusid. Ja pange tähele, need on megasuured algkulud. Nad räägivad 15 aastat, kuidas nad ehitavad. See on 15 aastat, kus sa järjest kulutad, et lootuses, et äkki siis sa saad mingit majanduskasu tagasi. Meil on palju olulisemaid probleeme, mille me peame fokuseerima, nagu mingi julgeolek, mis on meie enda piiride sees. Need samad kaablid, mis meil on juba meres olemas, mida me ei pea kaitsma 2000 kilomeetri kauguselt, vaid me saame kohe sinna minna. Ja see asub nagu oluliselt ka veel, miks see on siis halb on see, et meil on juba tuleviku investeeringud ja plaanid tehtud sinna. Kui meil on reaalselt rahulik edasiminek, siis on naturaalne asi. Keegi ei tõmba oma investeeringuid kuskilt Austraaliast välja, et öelda, et võib-olla tulevikus tuleb, või nüüd me lähme järsku Arktikasse. Ma arvan, see on lihtsalt halb viis tasandada. Aga teine asi, miks siis on raha, võtame alternatiividesse paneme 2 põhjust. Esiteks, kui me suudame, nagu me arendame naturaalselt välja uut tehnoloogiat, mis ei vaja seda suurt naftapuurimist, vaid on reaalselt, et sa saadki ekstraktida naftat või mingit reerust minna mingit mudast, sest et sa lood tehnoloogiat, mis leiab parematest, praegugi ebaefektiivsetest kohtadest, saad uusi tehnoloogiaid. Need on reaalselt tehnoloogiad, mida me arendame igapäevaselt, mingid ülikoolid teevad tuhandeid tunde töid ja kõik need asjad. Aga teiseks on lihtsalt see, et me panustame ringmajandusse. Kui sul ongi reaalne pinge, et sa pead jõudma rohemajandusse, sul 20 aasta pärast saab nafta otsa, siis sa teed seda ja sul ei ole mingit pinget. Kõikidel põhjustel, ma arvan, et on ilmselge eitus. Aitäh, Paul, seda mine eest ja algab taas kord Jaatava poole mõtteni. Nõndase minut on täis liiksunud ja kutsun siia väitluses suurt materjali supply droppima Jaatse poole teise käe Kaspari. aastal 8 eraldi Vene sõjalennukid tungisid Alaska laiendatud majandustsooni. Nüüd see aina enam suureneb. Nüüd on 4-5 laeva korraga päevas eri Arktika piirkondades, mis tähendab, ja paar tundi hiljem nad teevad veel teise õhu sissetungi mujalt. Me näeme, et Venemaa on aina aktiivsem Arktikas ja see on tõsiasi, millest nad ei saa mööda vaadata ega mööda valetada sellest teemast. Seega minu kõnes ma tahan kõigepealt rääkida julgeolekust ja siis ressurssidest ja nii-öelda sellest keskkonnast, kuidas rahvas sellele vaatab. Aga alustame sellest julgeolekust ja miks on nii tohutult punkt selles väitluses. Kõigepealt nad ütlevad meile, et Arktika ei ole üldse strateegiliselt oluline koht, seal ei ole ühtegi kaablit. Esiteks, seal juba on üks kaabel, millest me kindlasti rääkisime, mis on see Svalbardi kaabel, mis läheb sinna Svalbardi saarele,
kus on Svalsat, mis on lääne jaoks ja lääne luure jaoks põhimõtteliselt kõige suurem satelliidikommunikatsiooni koht. Selle läbi me saame ilmatead, selle läbi me saame kommunikeerida oma vahel ja selle abil meie sõjavägi ka kasutab seda. Mis sai 2022? 2022 lääs 2022 müstilistel põhjustel lõigati läbi see kaabel, või mitte ei lõigati läbi, aga müstilistel põhjustel ütleme, läks katki see kaabel, on ju. 2 nädalat hiljem Venemaa tegi küberrünnaku Ukrainale, mis võttis maha Ukraina satelliidi võimekuse, mis jättis lääne kuudeks hätta. Me ütleme, et Arktika on tohutult strateegiline koht, aga mitte ka ainult sellepärast. Millal oli õigus, eks ole? Arktika ääres Kjuki, nii-öelda seal Kjuki lüngas, mis läheb sealt UK ja Islandi vahelt, mis on Arktika äärealas täpselt, on väga-väga pikk meie kaabel, mida me tahame samuti kaitsta. Siis meie jaoks on oluline, et me saaksime Arktika piirkonnas suurendada kohalolu, et selle kaudu ei saaks Venemaa tulla ja nii-öelda rünnata seda Kjuki lünka samamoodi või Läänemerelt tulla neid kaableid võtma. Aga mis on selles väitluses oluline? Me näeme, et mõlemas maailmas tegelikult lõpuks Arktika muutub aina olulisemaks. Pange tähele, et nad ise ütlevad ka, et nad aeglaselt lähevad sinna Arktikasse, mis tähendab, et üks hetk me tahame olla seal nii-öelda sõjaliselt samuti kohal. Näeme, et juba planeeritakse mitmeid uusi kaableid Aasiast lääne poole läbi Arktika, kui see aina sulab, mis tähendab, et meil on aina rohkem asju, mida seal kaitsta. Samuti USA Põhja-Atlandi kaudu tahab vedada või veab juba teisest maailmasest relvi Baltikumi poole, kasutades seda Arktika teekonda. Me ütleme, et me tahame samuti või NATO huvides on kindlustada, et on võimalik saata neid relvi. Me ütleme, et Arktika on selles väitluses tohutult strateegiline koht, nad ei saa sellest ka mööda valetada. Ja siis nad ütlevad, et aga miks ei saa siis nii-öelda rahulikult minna sinna? Ma arvan, et tegelikult see on natuke ebaaus viis, kuidas seda väitlust võidelda, kuna nad jah võivad öelda, et on ju aeg, et me lähme ajaliselt pikemalt, aga tegelikult me ütleme, et jõulisemalt tähendab 2 asja. Üks on see, et aeg, me ütleme, et tegelikult me peame kohe minema sinna Arktikasse, on ju, ja see on eriti oluline selle majandusliku poole pealt, sellest peagi. Aga teiseks jõulisemalt tähendab ka mis nagu mastaabis, kui palju sa lähed sinna Arktikasse. Me ütleme, et meie maailmas alati sul on rohkem nii-öelda seda julgeolekut seal. Aga miks see on tohutult oluline? Tohutult oluline see, et meil lihtsalt praegu puudub jälgimise võimekus Arktikas. Me isegi ei tea, kui need Vene allveelaevad tulevad meie kaableid lõikama. Ja teisalt me ei suuda reageerida sellele. Jah, veel võib-olla on mingisugune üks jäämurde, mis on pidevalt remondis, aga see ei jõua selleks õigel ajal kohale. Meil on vaja olla seal kohal. Mis on selle argumendi suurimad mõjud? Esiteks, ma arvan, et üks tohutult suur asi tegelikult on hirm. Ma arvan, et Venemaa saab tegelikult üsna palju kahju seal juba teha sellega, mis tähendab iga kord, kui ta teeb seda, rahvas hakkab kartma aina enam ja see õõnestab neid riike seestpoolt. Inimesed lihtsalt tunnevad psühholoogilist hirmu, mis on, ma arvan, juba läänes suur mõju, eriti kui kõik need muud asjad käivad. Aga teisalt ka iga kord, kui rahvas näeb, et NATO ei reageeri sellele ja NATO heidutus on nii-öelda õõnestatud, samuti tekib rahvas hirm. Aga teisalt see on lihtsalt tohutult suur majanduslik kulu. Kui nad jõuavad selle Kjuki lünga kaablini ja lõikavad selle läbi, siis lõppude lõpuks nii-öelda interneti või kaabli kommunikatsioon UK-ga, nad näiteks ei saa pangamakseid teha või omavahel kommunikeerida. Või kui me ei saa nii-öelda selle Svalbardi kaudu teha. Eks me ütleme, sellel on tohutult suured kahjud, et tegelikult nad seda vahe ei võtta. Nad ütlevad siis, et Venemaa ei ole oht Arktikas, sest et nad on seal nii-öelda maha rahunenud. Aga mul tekib tohutu segadus nende kaasusega, kui nad ise ütlevad, et kui meie sinna Arktikasse läheme, siis Venemaa ikka tuleb jubedalt ja hakkab meid nii-öelda sealt, ta ikka väga tahab, et me ei läheks sinna Arktikasse. Seega tekib segadus, kas Venemaa hoolib Arktikast või kui ta ei hooli Arktikast. Ja kui nende argument on selline, et me ei tohi sinna minna, et Venemaa saab muidu kurjaks või Hiina saab kurjaks, siis ma arvan, et nad pigem hoolivad sellest ja nad pigem ikkagi on oht ja vaadata empiiriliselt kõiki näiteid, mis nad seal teevad. Kas või vaadata seda, mida nad on Läänemeres teinud ja nii edasi. 2020. aastatel Läänemeres me aina suurendasime, lõikasid nad neid kaableid läbi, me suurendasime kohalolekut ja lõpuks nad ei saa enam nii hästi need meie kaableid läbi lõigata, lõpuks me peame sama tegema Arktikas. Nad ütlevad, et me eskaleerime ja me teeme uue sõjatandri, aga me ju tegelikult ei lähe Venemaa aladele kaevandama. Mul jääb tohutult ebaselgeks, miks nemad saavad kurjaks sellele, et me lähme Gröönimaale kaevandame sealt enda nii-öelda väärtuslikke muldmetalle. Seega ebaselge. Siis nad räägivad mingitest sisemistest pingetest, et Austraalia ei taha, et me läheks Arktikasse kaevandama, ma ei tea, Austraalia on nii kaugel Arktikast, kui üldse mõelda võib, ma ei tea, miks see selles väitluses oluline, mis ma hoolin, mida see Austraalia teeb, lõpuni jääb ebaselgeks. Teiseks ma arvan, et ka nemad tegelikult, kõik need teised lääneriigid saavad sellest kasu, sellepärast et praegu on Hiinal nende väärtuslike muldmetallide ja teiste asjade osas monopol, mida rohkem me sisestame neid nii-öelda mineraale turule, seda odavamaks, seda rohkem on konkurentsi, seda odavamaks läheb see kõikide teiste jaoks, kes tahavad näiteks tuulikuid ja ma ei tea, relvi ja muid asju osta, akusid osta, mis kõik põhineb sellel. Seega ma arvan, et julgeolek on selgelt selles väitluses meie poolel. Võtan selle vahemärkuse. Jah, see mega palju infraga olev nafta ei ole lihtsalt konkurents, see on lihtsalt 4 korda kallim nafta, meil on naftat 10-20 aastat olemas veel, see ei paku mingit seda vastuolu.
väga lihtne vastus, ma just tahtsingi tegelikult minna nüüd nende mineraalide juurde. Esiteks, investorid ei tee mõttetult kalleid asju, me ei lähe kaevandama sinna, kus on see jää nii tohutult paks. Gröönimaa väärtuslike muldmetallide reservid on kõik maa peal, ma arvan, me saame neid väga edukalt seal kaevandada, on ju. Ja teiseks, me näeme, et tegelikult jah, alguses tõenäoliselt selle taristu loomine sinna ongi kallis, see on algne investeering, aga miks pärast siis see nii-öelda kaevandamine seal nii kallis on? Me näeme, et juba muudes külmades kohtades puuritakse naftat ja müüakse, Norra sai sellega, ma ei tea, triljoni riigiks, ma arvan, et tegelikult on ikkagi võimalik väga hästi seal äri teha, on ju. Seega, miks siis hiljem see nii-öelda kalliks jääb, ma arvan, et meil on see tehnoloogia olemas, et külmades kohtades ka nii-öelda elada ja seda tööd teha. Nii, ja ma arvan, et see sama ümberütle, mis ma tegin sellele, et lähme rahulikult, kehtib ka ressursside puhul. Aga ma arvan, et siin on veel olulisem see, et meil tegelikult, kui me lähme aeglaselt sinna Arktikasse, meil jääb aega puudu. Me näeme, et meil on vaja neid väärtuslikke muldmetalle, sellepärast, et praegu on Hiinal monopol nende üle. Nad omavad põhimõtteliselt 90% kontrollivad neid väärtuslikke muldmetalle. Ja Arktika on viimane koht lääne jaoks, mis ei ole nii-öelda põhimõtteliselt Hiina kontroll. Mis me mõtleme seda? Kõik need muud kaevandused, kuhu lääs saaks minna, nagu teistes riikides, näiteks Ladina-Ameerika, Brasiilias, Aafrikas ja nii edasi, Hiina on neid järjest hakanud kokku ostma. Me ütleme, et meie maailmas on Arktika on üldiselt üks viimaseid kohti, kus läänel on võimalik saada neid väärtuslikke muldmetalle. Mis juhtub, kui me läheme sinna rahulikult, mis iganes see peaks tähendama? Aega jääb puudu. Iga aastaga Hiina kontroll süveneb selles nagu väärtuslike muldmetallidele. Miks see loeb selles väitluses? See on tohutu kulu miljardile inimesele, kes läänes elab. See tähendab kallimaid hindasid. See tähendab, et tööstus näiteks Euroopa autotööstus, mis sõltub nii-öelda akudel, ei suuda enam konkureerida Hiinaga ja Volkswagen juba vallandab inimesi. See tähendab, et kõik valmis tooted poelettidel kasutavad energiat väärtuslike muldmetalli läbi akude generaatorid ja nii edasi kõikides vabrikutes. See tähendab, et iga toode inimeste lehtidel läheb kallimaks. See tähendab, et miljonid inimesed läänes aktiivselt kannatavad selle pärast, et meie vastased tahavad aeglaselt teha lihtsalt, et Venemaad ja Hiinat natuke mitte närvi ajada. Tundub, et nende plaan on praegusel ausalt öeldes lihtsalt natukene absurdne, nad peavad tegema enamat, et näidata, et nende maailmas lõpuks see Hiina monopol murdub või et nende maailmas midagi üldse nagu muutub paremaks. Seega ma arvan, et võidame selle väitluse nii julgeolekult kui ka majandusest. Aitäh! Ja läheb käima ikka poole mõtteni. See minut on täis tiksunud ja kutsun jaotava poole kaableid läbi lõikama istava poole teise allvela või selle kõneleja Danieli. Teema. Sorry. Ja.
minu meelest täiesti päris suures osas nagu Propp väitleb seda väitlust natuke veitlalt. Sellepärast, et nende nagu, nende kaasus on killustatud 8 peamiseks tükiks, mida peab käsitlema suhteliselt erinevalt, aga see esimene tükk on suhteliselt vähe seotud Arktikaga ja rohkem seotud üldiselt nagu mingi läänele oluliste mingisuguste objektide kaitsmisega üle nagu nende merelise piirkonna. Ja me ütleme, räägime alguses siis nendest andmeliinidest, millest räägib siis nende esimene argument ja millest nad on väga palju põhimõtteliselt rääkinud sellest, kuidas Arktikas on olulisi objekte. Ma ikkagi siiani ütleks, et see nagu tegelikult ei ole tõsi sellise skaalani, nagu nad proovivad teile seda väita. See mingi üks satelliidijaam nagu kuskil mingil Norra saarel ei tähenda kohe, et me peaksime hakkama sinna nagu jõuliselt saatma mingisugust militaar nagu mingisuguseid laevu, me peaksime üldiselt tegelikult enne seda isegi nagu investeerima sellest, et meil oleks need laevad olemas. Me ütleme, et see, millest nad tegelikult räägivad, on nagu üldine mingisugune nagu tendents, et me peame kaitsma nagu erinevaid objekte nii-öelda nii Arktikas kui ka tegelikult Põhjamerel ja nagu teistes Euroopa kohtades. Ja me ütleme, et tegelikult mingi piirini me teeme seda hästi juba praegu. Näiteks paar kuud tagasi oli mingisugune intsident Inglismaa nagu mingi kaldal, kus see üks nagu Vene allveelaev tabati ja põhimõtteliselt nagu seal oli konfrontatsioon, et põhimõtteliselt nad kutsuti korrale. Me ütleme, et selliste süsteemide rajamine, kus sul on võimalik jälgida mingite objektide nagu ümbrust, tegelikult ei nõua seda nagu jõulist laienemist. See nõuab tõenäoliselt mingisuguse nagu jälgimissüsteemi, mis on praegu juba suuresti olemas nagu satelliidisüsteem õigesti rakendamine ja me ütleme, et seda tehakse nagu siis kui eskaleerumine tuleb, see on nagu naturaalne vastus sellele, et need süsteemid nagu päriselt rakendatakse. Teine osa sellest kaasusest on nagu täiesti teine ja palju globaalsem ja mina keskenduksin pigem selle ümberlükkamisele, kuna see on see, mis minu meelest nagu tõesti eristab kahte maailmat, kui me jõuliselt laieneme. Ja see on see ressursside ja nii-öelda teiste asjade saavutamine sealt. Ja miks see ei ole nagu tõsi, et sa saad saavutada kuidagi stabiilsema ja parema nagu kliimamuutuse ärahoidmise, siis kui sa teed seda. Aga enne seda ma võib-olla võtame seda. Te ütlete, et te ise ka aeglaselt lähete sinna Arktikasse. Kas sel hetkel, kui tulevikus Arktika muutub aina olulisemaks, ei peaks seda just jõulisemalt kaitsma? Minu meelest seda peaks tegema niimoodi, et siis kui sul on mingi tsoon, millesse nüüd on võimalik nagu majanduslikult investeerida, nagu on suhteliselt loogiliselt siiani olnud, näiteks Gröönimaal mingil alal see jää on nagu piisavalt õhuke, et sa saaksid sinna rajada neid asju, siis see on see koht, millal neid asju hakatakse rajama. Minu meelest see on see naturaalne viis, kuidas asjad võivad minna, ilma selleta, et meil on vaja praegu kuidagi jõuliselt militariseerida saata sinna, eriti siis, kui Kaspar ise ütleb, et Venemaa ei tee meile midagi, kui me käitume enda majandustsoonis. Sellel hetkel see ei ole nagu probleem. Okei, aga räägime siis sellest, et mis on nagu probleem ja miks see ebastabiilsus on nagu väga mitmekohaline, kui me praegu jõuliselt laieneme ressursside ja nii-öelda selle remmide saamiseks. 2 peamist asja. Esiteks jää on all, teiseks Venemaa on paremal ja vasakul. Esiteks sellest, et jää on all. Põhimõtteliselt me saime ju tegelikult null ümberlükket sellele, et kui nagu kohutavalt keeruline see praegu on. Lihtsalt sellepärast, et sul on vaja nagu süsteeme, mis ei ole veel olemas, sa pead need rajama, sa pead nagu investeerima haigelt selleks, et nagu kiiresti saada kätte need remmid, pead rajama need mingid ülifäntsid platvormid, sa pead võtma tööle need, kuskilt leidma need mingi kvalifitseeritud inimesed, kes on nõus mingi veetma kogu enda põhimõtteliselt 3 kuud nagu täielikus pimeduses ja sa pead ülipalju raha põhimõtteliselt panema selle kõige nagu sisse. Ja me ütleme, et peale selle sul on ka nagu see, et tegelikult sul ei ole nagu väga suur tõenäosus mingisuguseid asju üldse korda saata. Lihtsalt sellepärast, et isegi siis, kui Venemaa võib-olla ei saaks nagu otseselt tulla ja kuidagi ohustada, siis inimesed ikkagi nagu kardavad mingisuguseid konfrontatsioone ja eriti nagu investorid, kes oleksid siis need, kes hakkaksid neid asju rajama, on need, kes neid asju kõige rohkem kardavad. Me ütleme, et täpselt samamoodi nagu praegu ei tehta investeeringuid Eestisse, sellepärast, et Eestil on nagu agressor, kes teeb mingi kahtlaseid asju, siis täpselt samamoodi ei hakatakse investeerima ka Arktikasse väga suured ja need investeeringuid pigem nagu kardetakse. Okei, aga me räägime siis sellest, siis mis see nagu praegu, räägime siis sellest, et miks me siis saame leppida sellega, et meil ei ole mingisugust, et me ei võta praegu nagu mingil järsul hetkel väga palju remme sealt välja selle suure raha eest, miks on et me nagu ei tee praegu seda laienemist ja kohe ei saa neid remme kätte. Me ütleme, et esiteks, seepärast, et need tehnoloogiad, mida me isegi tahame kasutada rohepöördeks, mida me tahame kasutada nagu tehnoloogia arenguks, need on alles nagu valmimas. Ja me ütleme, et sellel hetkel, kui me nagu ei tee seda, me ei põhimõtteliselt ei hangi kohe praegu mingisuguseid suuri remmvarusid, siis meil on tegelikult võimalik tagada seda, et selle tehnoloogia arenguga me jõuame ka nagu rohetehnoloogia ja teiste asjadeni, mis on ajas jätkusuutlikumad.
sest me ütleme, et praegu tegelikult ei ole ju riikidel väga palju võimekust isegi nagu rajada neid rohetehnoloogiat, isegi kui need remvarud oleks olemas. Me ütleme, et sellel hetkel, kui me tahame teha mingisugust rohepööret, mis on päriselt võimalik, siis me peame tegelikult arvestama sellega, et me rajame selle baseerudes tehnoloogiatel, mis on päriselt ajas saavutatavad ja ajas jätkusuutlikud ja neid on võimalik rajada veel ja põhimõtteliselt me ei jää kinni mingisuguse remmi taga, mida meil ühel hetkel enam ei ole. Miks on situatsioon, mis võib juhtuda nende plaaniga? Seepärast nemad räägivad meile, kuidas me põhimõtteliselt baseerime kogu maailma nagu innovatsiooni ja tuleviku majanduse siis selle ümber, et me tahame saada Arktikast kätte neid remme ja põhimõtteliselt nendele ehitame üles oma nagu rohetehnoloogia tulevikku. Selles on probleem, sellepärast, et sellel hetkel, kui need nagu suhteliselt limiteeritud varud Arktikas saavad otsa või sellel hetkel, kui riikide nagu majandustsoonides enam ei ole neid varusid ja nad peavad nagu laienema sinna nii-öelda rahvusvaheliste tsooni, mis on suhteliselt küsitav asi, mida üldse teha, sellepärast, et praegu see nagu ei kuulu kellelegi ja Venemaa tõenäoliselt hakkaks nagu vastu. Me ütleme, et need nagu ressursid, mida sa tegelikult praktikas saad Arktikas nagu kätte, on suhteliselt piiratud. Sel hetkel, kui need on piiratud, siis sul tekib mingi hetk olukord, kus sul ei ole enam neid võimalik nagu jätkusuutlikult saada. Kui me ehitame kogu oma nagu rohetehnoloogia selle peale, et me kasutame just selliseid materjale, mida me saame sealt, siis me ütleme, et ühel hetkel tekib olukord, et me ei suuda nagu seda lihtsalt üleval pidada. Küll aga veelgi tähtsam on see, et me saame selle raha suunata kuhugi täiesti teise kohta, mis päriselt lahendab selle probleemi pikaajaliselt. Ja see on see, et me investeerime selle nagu ringmajandusse ja sellesse, et me suudame päriselt teha mingisugustest madalama kvaliteediga asjadest, mida meil on palju, mingisuguseid tähtsaid remme, mida meil on vaja nagu rohetehnoloogiates ja ka sellesse, et me suudame asju taas kasutada. Me ütleme, et need on need asjad, mis päriselt viivad mingisuguste tehnoloogiateni, mis nagu pikaajaliselt võimaldavad meil nagu sellest rohepöördest nagu jagu saada ja me ütleme, et sellises nagu situatsioonis on kõige nagu halvem idee see, kui me paneme oma kõige tähtsama asja põhimõtteliselt väga-väga limiteeritud ja ebastabiilsele varule. Siinkohal? Ei. Okei, räägime siis nüüd viimaks keskkonnast. Sellepärast, et tegelikult selle nagu Arktika kui tsoon on nagu väga keskkondlikult tähtis maailma nagu veeringluses ja üldiselt nagu ökosüsteemis. Ja me ütleme, et sellel hetkel, kui sul on Arktikasse nii-öelda tihenev majandus, selle tagajärjel, et see laienemine toimub ja selle tagajärjel, et nagu riigid hakkavadki nagu põhimõtteliselt võidu laienema sinna, sealt mingi läbi vedama kaupa ja siukseid asju, me ütleme, et palju suurem mõju on nagu arktilisele keskkonnale. Me ütleme, et see vähendab nagu mitmel viisil. Lihtsalt sellepärast, et kuidas need laevad on nagu disainitud, et laevades lihtsalt lekib õli ja me ei saa midagi teha selle kohta väga, see on nagu lihtsalt põhimõtteliselt asi. Ja samuti nagu sonarid, mida need laevad kannavad ja muud tehnoloogiad nagu põhimõtteliselt ohustavad seda arktilist keskkonda. Teiseks, me ütleme, et see infrastruktuuri rajamine tähendab nii nagu jäätmeid ehitusest ja opereerimisest, kui ka nagu seda, et need peab nagu ehitama mingisuguse koha peale ja tõenäoliselt selle käigus ka nagu rikkuma ära selle kohaliku keskkonna. Ja me ütleme, et kolmandaks, kui me hakkame seal midagi kavandama, siis nagu on mingi määrani nagu mitte ära hoitav, et sealt tekib mingisugune leke ja need nii-öelda veed siis reostuvad. Miks on siis see nii tähtis? Me ütleme, et esiteks see on tähtis sellepärast, et Arktikast läheb läbi põhimõtteliselt kogu maailma meri. Sealt on üks nagu tähtis hoovus, mis veab põhimõtteliselt kogu veeringlust läbi selle regiooni. See tähendab, et igasugune nagu reostus, mis sealt toimub, tegelikult laieneb üleüldiselt kogule nagu toiduvõrgustikule ja laieneb väga suurel määral nagu laieneb ka nagu jõuab inimesteni läbi kalade söömise ja süüksete asjade. Ja see hetkel, kui Arktikas ei ole väga hästi nagu mingisuguseid naturaalseid filtreerijaid nagu loomi, kuna see on suhteliselt surnud piirkond nagu loomade poolest, me ütleme, et me tekitame olukorra, kus esiteks rahvas on väga ärev, sellepärast et nad kuulevad sellest nagu majanduslikku tegevusest ja neile kanduvad edasi need ideed nagu sellest tagajärgedest ja me ütleme, et teiseks inimesed lihtsalt nagu saavadki tervisekahju, mis on lihtsalt halb. Kõik need põhjustel, palun valige. Mis ma arvan? Õigus, jah. Aitäh, Daniel, selle kõne ja algab Jaatro Puhemõtte minust. Kolmas kõneleja Johanna juba tahab konflikti eskaleerida, teeme talle suure aplausi.
2 põhjust, miks me tahame olla Arktikas jõuliselt ja miks eituse plaan ei tööta. Ma ei tea isegi, mis plaan neil on, ei ole siiamaani selgeks saanud, aga meie toome siis teile 2 selget põhjust, miks meie võidame. Esiteks, sellepärast, et praegune kaitse selgelt ei ole piisav. Kohtades nagu Läänemeri ja Suwalki koridor, meil on tippsõjatehnoloogia terve maailma vältel. Arktikas meil on üks jäämurde, mis on kogu aeg remondis. Keegi isegi ei näinud, kui Svalbardsi kaabel läbi lõigati. Note, seda sama asja ei juhtunud Norras sama kaabliga, kus oli patrull. Jõuline heidutus on ainus viis ennetada seda kahjut. Pange tähele, et see kahju on ju huge. See on see, mida me oleme teile kirjeldanud juba läbi 2 kõne. 99% UK digikommunikatsioonist tuleb läbi selle 1 kaabli. Ja pange tähele, et ei piisa, kui me seda UK-s patrullime. Arktika on väga suur, kaabel on väga pikk, meil on vaja jõulist kohalolu igas selles punktis, et me saaksime vältida seda suurt kahju. Aga teiseks, lihtsalt ka investorid. Seepärast, et esiteks, investorid ei taha investeerida suurde riski. Seda on vaja tekitada taristut. Nende maailmas pole tulevikus ju investorid ka aeglaselt minnes, keegi ei taha kulutada miljoneid tehnoloogia väljatöötamiseks, selleks, et kaabli läbi lõikamisel tema kaevandust suletaks. Aga teiseks, keegi taha ju investeerida ka läände, kui me anname 21. sajandi suurima turu ära Hiinale. Aga minu kõnes 2 klassi nüüd. Esiteks julgeolek ja teiseks ressursid, mis iganes. Räägime julgeolekust. Arktikas julgeoleku puudumine on otsene majanduskahju meile. Esiteks, need on kriitilised punktid, kus käib kogu lääne kommunikatsioon. Venemaa saab väga lihtsal põhjusel neid saboteerida. Läänel ei eksisteeri ei tuvastussüsteemi ega reageerimisvõimet. Mis on nende sabotaažide mõju? Esiteks, palun pange tähele, et need kõik mõjud suuremad tulevikus, sest kui nad ise ütlevad ka, et kõik terve maailm liigub sinna Arktikasse, siis ma arvan, et me peame neid asju rohkem kaitsma ka. Aga esiteks see, et kui lääne digikommunikatsioon on maas kaasnud sellega tohutu suured kahjud. Näiteks see, et pangad ei tööta, ametlik suhtlus ei tööta, haiglad ei saa patsientide infot kätte. Mida see tähendab? Esiteks see, et tavalisel inimesel väga-väga paha olla, aga teiseks ka, et seda on väga-väga kallis kinni klattida. Me ei oska isegi tegeleda nende probleemidega. Ma arvan, et päris palju mõistlikum neid ennetada. Aga teiseks, see tähendab ka seda, et Venemaal ja Hiinal on palju rohkem mõjujõudu lääneriikide üle. Agressorriik otsustab, kuidas ja millal meile käru keerata. Eitust ei pruugi mis iganes. Aga me ütleme, et me ei taha anda agressorriigile seda hooba, kuidas meid kontrollida. Selle hetkel ei toimi asjad nagu sanktsioonid või need toredad, ma ei tea, energiaühendustest lahti ühendamine, mida me proovime teha, sest kui neil on võimalus meile igal hetkel niimoodi käru keerata, siis ju vahet ei ole. Aga me ütleme, et kolmandaks, Venemaa saab väga kriitilist luureinfot lääne kohta. Siis on ju päriselt võimalik ohustada muid punkte Euroopas, mis on praegu päris hästi kaitstud. Selle hetkel, kui Venemaa teab, millal toimuvad õppused lääne ja meres, siis on ju neil palju lihtsam teha mingit sabotaaži, mis iganes see ka ei oleks. Need on need kahjud, mida me kaitseme. Aga teiseks me ütleme seda, et eitus peab varem või hiljem otsima remme mujalt, sest prognoositakse, et need lõpevad 20 aasta pärast. Me ütleme, et esiteks, siis on liiga hilja infrastruktuuri üles ehitada. Aga teiseks ka seda, et investorid ei taha sinna minna, sest seal ei eksisteeri mingit kaitsearhitektuuri selle taristu jaoks, ehk investeerimine oleks väga riskantne. Kolmandaks me ütleme, et pakkumist on vaja suurendada võimalikult vara, et hind alla saada. Selleks on vaja kaitset, et see oleks efektiivne. Julgeoleku üles ehitamine ei käi ka nipsuga. Järelikult on meie plaan väga hea lahendus suurele probleemiga nimega Vene sabotaaž Arktikas, mis ongi lääneriikide otsene julgeolek. Aga viimaks veel sellest, miks me peame Arktikas seda tegema. Esiteks sellepärast, et Arktikas eksisteerib suur võimude asümmeetria. Eituse eelduseks on see, et Arktikas on hetkel sümmeetriline hulk militarid idast ja läänest. Kui meie hakkame seda suurendama, siis Venemaa on pahane. Esiteks ma lihtsalt ei usu seda. Palun vabandust, aga Venemaa on niikuinii agressiivne. Ainult Arktikas puudub meil reageerimisvõime sellele agressioonile. See tähendab, et Venemaa saab teha neid asju niikuinii, mida meie kirjeldame, seni kuni see asümmeetria püsib. Status quo on see, kuhu nende kahjud välja jõuavad. Meie kaitseme seda maailma, kus seda on vähem võimalik teha. Räägib meile, et UK-s oli võime reageerida. Super, seda me ju tahtsimegi. Me tahame, et eksisteeriks Arktikas ka sama võime reageerida sabotaažile. Me ütleme, et väitluse nagu selle klassi lõpuks me võidame, sest me kaitseme läänd kohas, kus praegu eksisteerib võimu asümmeetria. Me heidutame edasisi rünnakuid, sest pole üldse lõbus minna kaablit läbi lõikama, kui sind enne kinni nabitakse. Me väldime neid kahjusid nagu luureinfo lekkimine. See on siis, kui Ukrainal või Eestil või teistel riikidel läheb päriselt halvasti, siis pange tähele, Euroopas on iga lennuk maksimaalselt 2 tunni kaugusel, Arktikas reageerimiseks läheb aega ööpäev, juhul kui tegevus üldse märgatakse. Räägime ressurssidest ja maavaradest. Me ütleme, et remmid on 21. sajandi kõige suurem tööstus. Asjad nagu tehisintellekt, nagu sõjatööstus, kõik muu, mis on sisend teistele tööstustele ka. Mida rohkem tahame rohepööret teha, seda rohkem me peame kasutama remme selle tegemiseks. Mis tähendab, et iga tööstuse sisendiks on selle sajandi lõpuks remmid. Nad ei tõesta meile ära, miks ei peaks midagi muud olema, mina tuleviku ette ei näe, tahaks loota, et nad toovad oma 3. keles, siis tööstus, miks ei peaks kunagi kusagile mujale reformima. Mina ei näe seda olulisena. Aga see tähendab 2 asja. Esiteks, meil on vaja remme väga suures koguses ja teiseks, me saaksime väga palju kasu sealt, kui meil oleks neid suures koguses. Mis juhtub praegu? Hiina ja Venemaa võtavad esiteks need ressursid, mis neil endal on, teiseks need Arktika ressursid ja kolmandaks poolt mujalt. Ehk siis 70% Argentiina remmidest on Hiina kaevanduste all.
mida see tähendab? Turg on neile kaldu. Nad saavad esiteks defineerida seda, kuidas me üldse turul ellu jääme. Kui see on sisend kõikidele muudele tööstustele, siis nemad saavad manipuleerida kõiki meie tööstuseid. Teiseks, nad saavad defineerida meie rohepöörde, mis tuleb 5 korda kallim, kui mida peab ikka tegema. Ainus viis kontrollida enda turgu on Arktika. Miks nende alternatiiv ei tööta? Sest et see on lihtsalt liiga aeglane. Me ütleme, et selles hetkeks, kui nemad avastavad, et neil on remme vaja, on meil juba 15 aastat nagu oleme ehitanud seda infrastruktuuri üles. Kui nad otsustavad 20 aasta pärast, et nad hakkavad seal aeglaselt midagi tegema, siis ei ole piisav, et saada investeeringuid, et saada raha, et see üldse oleks kasulik tööstustele. Selle hetkel oleme jäänud maha alla Hiinale ja Venemaale. Aga räägime siis sellest keskkonnast ka. Kiire reality check. Venemaa ja Hiina teevad seda kahju juba praegu. Kui see on nii leviv ja nii kahjulik, nagu nemad kirjeldavad, siis ma ei näe, kuidas see oleks nagu erinev meie maailmast. Pigem me siis tahame just olla seal, et meie saaksime defineerida seda, kuidas kaevandatakse, kuidas seda keskkonna kaitstakse, sest see on üks meie lääne väärtustest ja ma arvan, et selle hetkel oleme meie alati parem agent seal midagi tegema. Aga teiseks, räägime nagu ka sellest rohepöördest. Me ütleme, et see nagu keskkonna kaitsmise eelduseks on ka tegelikult mingit rohepööre. Me ütleme, et see, et me jõuliselt läheme, ei tähenda ka kohe jõulist kaevandamist. Kui me ei tee seda profitably, siis me ei taha ju ka keskkonda reostada. Me kasutame seda tehnoloogiat, mis meile praegu nagu kättesaadaval on. Kui me ei oska praegu mere sees neid asju ammutada, siis me ammutame maa peal. Tulevikus me saame ju ka oodata, et see tehnoloogia areneks, et me saaksime minna siis, kui meile sobib. Me ütleme, et ilma selle jõulise kohaloleta ei toimu mitte mingit muutust keskkonnale. Aga siis nad toovad meile uue punkti, mis on see, et me ootame uut tehnoloogiat nende maailmas. Esiteks, me ütlemegi teile, et me teeme nii, kuidas praegu kõige efektiivsem, kui me ei oska meres teha, siis me ei tee. Me teeme siis, kui meile see tehnoloogia tuleb, samamoodi saame oodata, aga juba ehitada üles seda infrastruktuuri, et investorid tahaksid üldse arendada mingit tehnoloogiat sinna in the first place. Aga teiseks, kui tulevikus see tehnoloogia jõuab, siis on meil ju ikka vaja seda taristut ja kaitsest, mida me oleme juba 15 aastat üles ehitanud, millest nemad siiamaani ei tea mitte midagi. Aga kolmandaks, me ütleme, et kuidas arendada seda tehnoloogiat, kui tehnoloogiaks vajalikke ressursse ei ole. Kana ja muna probleem, ma ei näe, kuidas me seda nagu deadlock'is sobivad. Me lihtsalt ütlevad, et need on mingid müstilised muud asjad, millele me tulevikus tahame asju ehitada. Mina ei tea jällegi, mis need olema peaks. Ei näe ühtegi põhjust, miks need peaks olema, sest tuleviku tööstused TI, mille me automatiseerime kõik muud tööstused üle, ehk siis mina näen, et vajalik on neid remme kaitsta. Aga mis on järeldus sellest? Me ütleme, et esiteks, tohutu suur majanduskahju, kui me ei lähe. Me jääme maha turust, mida saab kontrollida Hiina. Me peame kõiki need asju ostma Venemaalt. Väga halb, et me oleme sõltuvad agressorriikidest, võivad iga hetk otsustada, millal meie tööstused põhimõtteliselt kraani kinni keerata. Aga teiseks, ka tohutu suur majanduskasvu, kui läheme, kui see on tuleviku tööstus, siis kui meie saame suures koguses seda Arktikast ammutada, suurepärane, saame väga palju majanduskasu sealt, imeline, tavainimesel on palju parem. Räägimegi siis viimaks sellest tavainimesest. Me ütleme teile, et meie plaan ju lõpuks mõjutab tavainimese otsest kasu. Esiteks sellepärast, et tema jaoks on asjad palju odavamad. Kui me pakume suurendame pakkumist sellele suurele nõudlusele, mis järjest kasvab, siis meie saame seda hinda odavamaks teha enda inimeste jaoks. Meie tööstused saavad odavamalt pakkuda asju. Aga teiseks ka veel enam, me saame kaitsta ju keskmist inimest. Kui Arktika kaablid vahendavad kogu lääne nagu majandust, siis me ju ei taha, et neid läbi lõigatakse. Me kaitseme neid asju. Päris lihtne. Mida see selles väitluses tähendab? Esiteks seda, et Arktikas olijad defineerivad 21. sajandi majanduse ja me ei taha olla sõltuvad agressorriikidest. Ja teiseks, et ilma jõulise kohalolud Arktikas kulutab jaotus kokkuvõtteks palju rohkem raha, et tegeleda nende tagajärgedega, mille me kirjeldanud palju edu 3. kõnes. Aga vaata, seab ka ohtu lääne. Me ütleme, et selle hetkel kui Venemaa saab teha kõik Arktikas, siis saab koguda infot ka selle kohta, mida mujal teha. Me ütleme, et tavainimese arvamus on lõpuks suva, riigid ei tee otsuseid selle järgi, mis tavainimene arvab, vaid seda, mis on pikaajaliselt heaolu jaoks vaja, aga me arvame, et ka tavainimene saab kõige rohkem kasu meie maailmas. Aitäh! Aitäh Johanale selle eskalatsiooni eest ja läheb käima järjekordne mõtte minust.
on täis tiksunud, vahepeal saime teada, et Vaprus võitis Kaljut, selle väitluse tulemus on veel ebaselge, aga järgmiseks 8 minutiks 7,5 kolmas kõneleja. Simona. Ma ei tea, kas te märkasite, aga iga näide, mida Jaatus kasutab, on aastast 2022. Kas te teate, miks, et aasta 2022 oli viimane aeg, kui Venemaal oli päriselt mingisugust võimu või mingisugust nagu abilityt meile haiget teha? Me ütleme, et enam seda tal ei ole, sest et nüüd on hoopis teises seisundis ja nüüd kogu ta ressurss läheb Ukraina peale ja ma arvan, et suuresti need probleemid, mida nad teile kirjeldavad, tegelikult enam ei eksisteeri. Aga kõigepealt ma tahan teile rääkida sellest, miks see ettevõtmine ikkagi nii kallis on. Peamiselt 3 põhjust. Esiteks me ütleme, et see on tohutult külm. Mida kaugemal sa lähed Arktikas, seda külmem seal on. Pange tähele, et iga kilomeetriga reaalselt läheb temperatuur 2 kraadi võrra külmemaks. See on tohutult suur vahe. Ja me ütleme, et jah, kuigi võib-olla praegu seal Norra piiri ääres meil eksisteerib mingisugune infrastruktuur, mis talub seda külmust, mis talub kõiki neid asju, siis me ütleme, et mida kaugemale, mida sügavamale läheme, seda tegelikult ju halvem see seis on. Sellepärast, et ühel hetkel me ütleme, et ikkagi ju on raske seda nafta transportida koju tagasi, ilma et ta päriselt külmuks ära, sest et see teekond meie ja selle Arktika vahel on ju tegelikult väga suur. Me ütleme, et see on väga suur vahe, mis tähendab, et sul on vaja päriselt mingisugust normaalset ning töötavat infrastruktuuri, mis päriselt seal oleks. Me ütleme, et praegu sellised tehnoloogiad meil väga ei eksisteeri ning praegu sellist võimekust meil ei ole, et neid rajada. Nüüd teiseks me ütleme, et inimesed ju ei taha väga minna sinna. Inimesed ei taha päriselt minna, või nagu tööjõud ei taha minna Arktikasse. Miks? See on päris lihtne. Esiteks, see on väga kaugelt kodust. See on kohas, kus on Venemaa põhimõtteliselt päris lähedal ning mis on üldiselt üli ebastabiilne. Samuti seal on tohutult külm ja me ütleme, et selleks, et kellelgi oleks päris motivatsiooni sinna tööle minna, on neile vaja maksta päris palju palka, mis tähendab, et see tõenäoliselt on väga kallis ettevõtmine. Kolmandaks, ütleme, isegi kui te juhud, ütleme, et ma arvan, et see nagu peamine põhjus siin, miks see üldse kallis on see, et ettevõtted ei taha sinna minna. Sest nad teavad, et neil on vaja tohutult palju infrastruktuuri ehitada üldse valmis, sest et praegu seal ju ei eksisteeri põhimõtteliselt infrastruktuuri, mis tähendab seda, et see on väga kallis. Sellel hetkel, kui isegi sealt hakkab pumpama mingisugune, ma ei tea, nafta või muud asjad, mis on väga kasulikud, siis ikkagi nad on ju teinud väga suure algse investeeringu ning neil on vaja selleks raha tagasi saada. Mida see tähendab? See tähendab seda, et selle ühe naftabarreli hind on tõenäoliselt päris kõrge. See tähendab seda, et keskmine inimene, kui ta tahaks seda osta, peab maksma päris palju raha, sest et selle ettevõtte eesmärk ei ole mitte sinna minna, et kaitsta meid, ma ei tea, Venemaa eest, vaid tema eesmärk on ikkagi raha teenida. See tähendab seda, et kas keskmise inimeseks nafta või need lemmikist, mis nad saame, on ikkagi päris kallid või seda peab väga suurel määral toetama riik. Ja me ütleme, et kumbki nendest variantidest tegelikult ju ei ole hea, sest me ei taha, et riigi raha läheks sinna ja sellest ma tegelikult ju praegu räägingi. Ma arvan, et on 2 põhjust, miks me ei taha, et riigi raha läheks praegu minema. Esiteks siis julgeolek. Räägime siis kähkundest kaablitest. Me ütleme, et tõesti, ühtegi kaablit sealt Põhja-Jäämere juures ei ole katki läinud peale aastast 2022. Ja see on väga lihtne, sellepärast, et tegelikult Venemaa on tohutult nõrk praegu. Peale nende kõiki seda sõda on ju, mis neil on vaja üleval pidada, milleks nad ei ole tegelikult valmistunud, sest nad arvasid, et see kestab umbes 3 päeva. Neil ei ole tegelikult ressursse päriselt seda kaua seda üleval hoida, on ju. Ja või neil on ressursse ja kõik ressursid lihtsalt lähevad sinna. Mida see tähendab? See tähendab seda hetkel on Venemaa nõrk. Ma arvan, et Venemaal muidugi on ja eksisteerib ajend päriselt minna sinna Arktikasse, sest et see on tegelikult hea koht, kuhu minna. See on koht, kus ta saab päriselt palju tulu ja mis tegelikult tuleb talle kasuks. Küll aga see põhjus, miks ta praegu seda ei tee, on sellepärast, et tal ei ole raha. Tal ei ole päriselt võimekust sinna minna, sest et see võtaks tohutult palju investeeringuid nagu Venemaa riigilt ja Ukraina sealt ja tema ju ei taha seda Ukraina seda kaotada. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ma arvan, et nad lähevad sinna ainult siis, kui see motivatsioon sinna minna ning vajadus sinna minna on tohutult suur. Mida see tähendab? See tähendab seda, et näiteks nad lähevad sinna siis, kui keegi teine on seal, kui keegi teine päriselt hirmutab neid seal või keegi provotseerib neid. See on see, mida tegelikult Jaatus teeb, ma arvan, et see on see, mida me teha ei taha. Isegi siis, kui see probleem nende kaablitega, nende läbilõikamistega oleks nii suur paneel, siis ma arvan, et see tegelikult ju ei vaja mingisugust jõulist laienemist. Ma arvan, et üks mingisugune allveelaev seal juures tegelikult ju teeb ka asja ära. Ma arvan, et 3 tükki on parem. Aga me ütleme, et sul ei ole vaja neid sinna jõulist laienemist, sul ei ole vaja sealt iga päev läbi sõita, sest tegelikult need kaablid ei ole ju nii suured, neid kaableid ju tegelikult ei ole nii palju. Ma arvan, et meil eksisteerib nagu 21. sajandi tehnoloogia, et näha, kas see kaabel sõidab sealt alt läbi või mitte.
aga miks on see tegelikult nii halb? Me ütleme, aina mida rohkem me investeerime raha sinna ja enda kodust kaugemale, sest et me nagu me ütleme teile, see on tohutult kallis, seda ebastabiilsem on olukord riigis. Miks? 2 põhjust. Esiteks, sest et sul jääb riiki lihtsalt natuke nagu proportsionaalselt vähem raha, sest et rohkem raha tuleb ju panna sinna. Me ütleme, et lääneriigid on küll mõjukad, neil on küll raha, aga meil on nii palju probleeme, millega tegeleda. Meil tõesti on kriis, meil on igasugused sõjad kõrval ja me peame ju nende eest hoolitsema. Me ütleme, et keskmine inimene ei pruugi aru saada sellest ohust, mis on väga-väga kauge kodus, mis on seal Arktikas. Küll aga tal on väga lihtne aru saada sellest, et Venemaa on tema naaber. Ja tal on väga lihtne aru saada sellest, et me peame ju pigem panema raha sinna või nendesse, ma ei tea, kaablitesse, mida seal Läänemeres siis nii-öelda lõigatakse. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et ma arvan, et see ju tegelikult on asi, mida keskmine inimene ei taha, mis ei mõjuta seda hästi, see tähendab, keskmine inimene lihtsalt saab näiteks vähem pensionit ja me ütleme, me tegelikult seda ei taha. Lääneriigid on heaoluriigid ja ma arvan, et see on asi, mida me peame vältima. Ma võtan seda. Kus teie siis tulevikus need investorid saate, kes peaksid teie maailmas ka Arktikas midagi tegema, kui lääs on juba REM-turult maha jäänud ja infrastruktuuri ei ole, millele toetuda? See ongi mu teine klass, ma kohe räägin sellest. Räägime siis nendest REM-idest, räägime nendest naftast. Me ütleme, et esiteks, miks on Arktika väga halb koht, kus üldse neid saada? Ma arvan, et see päris lihtne. Esiteks meil on see kallituse punkt, mille me oleme teile 3 kõne juba päris hästi ära seletanud. Aga teiseks ma arvan, et tegelikult me ju päriselt ei tea, kus need REM-id ja kus need naftad seal Arktikas on. Sul on väga raske läbi selle paksu jää tegelikult nagu lokateerida neid REM-e, seda naftat ja päriselt aru saada, kus see on, kus sa pead puurima hakkama. Me ütleme, et see maa-ala seal on tohutult suur, mis tähendab seda, et sa põhimõtteliselt peab proovima, kuni sul tuleb mingi õige koht, kus seda päriselt teha. Versus, kui sa teed seda maa peal, siis see on palju lihtsam, sa saad selle mingi masinaga neid nii-öelda üles leida, jääst see masin läbi. Okay. Aga me ütleme, miks see siis on nii-öelda siis palju, miks me pigem ei peaks nüüd investeerima? Ma arvan, et tegelikult meil eksisteerivad ju alternatiivid, unlike Jaatus ütleb. Esiteks me ütleme, et Hiina tegelikult on päris hea nii-öelda vahendaja nende REM-ide jaoks. Miks? Sellepärast, et ma arvan, et on ebatõenäoline, et Hiina päriselt tahab meile haiget teha. See on päris lihtne, ma arvan, et seal on 2 põhjust. Esiteks sellepärast, et Hiina tegelikult sõltub väga suurel määral USA kvartsi turust. Neil on vaja seda ehitada väga palju oma tehnoloogiaid üles ja sellel hetkel, kui Hiina peaks midagi tegema ja näiteks rohkem ei anna neid REM-e enam USA-le või Euroopale, siis USA-l on väga lihtne ka cut-offida selle kvartsi sissevoolu, mis Hiina viib. Ja me ütleme, et see tegelikult teeks Hiina majandusele väga-väga palju haiget. Aga teiseks, isegi kui te ei usu seda kvartsi asja, siis me ütleme, et lihtsalt tegelikult hästi paljud inimesed ju ostavad Hiinast kaupu. Ma arvan, et me kõik oleme põhimõtteliselt kanname siin Hiina riided, on ju. Ja sellel hetkel me ütleme, et tegelikult see majanduslik sõltuvus, mis nende kahe nagu riigi vahel on või kahe siis nii-öelda maaosa vahel on väga-väga suur ja sellel hetkel ju Hiina on ebastabiilne. Nagu siis nii-öelda ei ole mõttekas põhimõtteliselt cut-offida seda, neid REM-e lihtsalt tulevad, sest et see tõenäoliselt tähendaks seda, et ka Euroopa teeks midagi vastu ja see on asi, mida Hiina tegelikult endale lubada ei saa. Ütleme, et sellel hetkel see probleem eksisteerib. Aga isegi kui te ei usu Hiina juttu, me ütleme, et meil tegelikult eksisteerivad mingisugused erinevad alternatiivid, nagu näiteks Austraalia. Me ütleme teile, et Austraalias on juba väga palju infrastruktuuri investeeritud selle erinevatesse mingitesse kaevandustesse ja erinevatesse REM-i kättesaamiskohtadesse. Miks on see vahe või miks on see alati parem alternatiiv? Esiteks me ütleme, et kohtud riikides nagu Austraalia, mis on reaalselt ise ka lääneriik, nad on palju sallivamad, palju toredamad meiega, on ju. Ma arvan, et seal ei ole mitte mingisugust ohtu, et Venemaa tuleb ja blokeerib selle ära või hakkab meiega seal võidu relvastama. Tähendab, et julgeolekuperspektiivist see on alati parem alternatiiv. Aga teiseks me ütleme, et see infrastruktuur seal juba eksisteerib, mis tähendab, et me saame juba kohe neid REM-e sealt kätte, me saame juba seda naftat ja see ütleme, et see on unikaalselt hea. Räägime ülikähku kliimast. Ütleme, ma arvan, et olukorras, kus meie Euroopa ei lähe sinna, on unlikely, et ka Venemaa läheb sinna, mis tähendab seda, et sul ei teki seda tahma nende jäämägede peale, mis need suured laevad annavad, sul ei teki seda reostust ja see tähendab, et me ka säästame kliima. Miks me kliima hoiab? Me ütleme, Euroopa on reaalselt nagu lääneriigid, on põhimõtteliselt ainsad eestvedajad kliima asjade eest. Nemad on need, keda päriselt hoolib. Me ütleme, et on tohutult oluline, tegelikult ei nagu jääksid oma nende varasemate investeeringute taha. Ma arvan, kõigi põhjustel valige heitlust. Aitäh Jumale ja ikka pool saab jälle mõtta minuti.
nii, see minut on täis tiksunud ja jõuluvana kodu ökoloogilise puhtuse eest seisma tuleb EITA poole lõpukõneleja Daniel. Üks hetk tuli veel meelde. Mu kõne on väga lihtne, ma räägin olevikust, tulevikust ja siis sellest, mida me päriselt suudame nagu teha niimoodi, et inimesed on sellega nõus ja et me ei pane raha suvaliselt kuhugi, kus me seda pärast tagasi ei saa ja mis meile tegelikult kasu ei too. Okei, räägime esiteks olevikus ja siin all siis sabotaažidest ja põhimõtteliselt sellest nende materjalist. Me oleme suhteliselt palju sellega tegelenud ja see on tegelikult praegu, ma olen väites juba suhteliselt nagu imelikul kohal, sellepärast et ma ei tea, see on kuskil kahe vahel, aga põhimõtteliselt räägime siis selle nagu selgeks siis, et miks see nagu on nii, et nad ei saa sellega võitleda. Noh, esiteks sellepärast, et mida me räägime teile 3 kõnet. See osa sellest nii-öelda kaasusest lihtsalt ei lähe jõulise laienemise alla. Lihtsalt sellepärast, et kui palju sul on vaja asju teha, selleks, et päriselt kaitsta mingit ühte kaablit või ühte seda nii-öelda liini. Aga teiseks, sellepärast, et tegelikult see nagu kaabli kaitsmine või asja tegemine ei nõua selliseid meetmeid, nagu nemad seda nagu ütlevad, et see nõuab. No, sellepärast, et nad räägivad meile, et meil on mingisugune kaabel kuskil Norra rannikul ja siis selleks meil on vaja mingit haiget suurt tuumajäälõhkujat flööti, kes suudavad Arktikas nagu minna palju kaugemale ja teha põhimõtteliselt nagu meil on vaja militariseeruda kaugele Arktikasse ja saada väga suurt kapatsiteeti seal toimimiseks, siis kui meil tegelikult on vaja lihtsalt ühte nagu mingisugust laeva või nagu patrulli ja see võib olla ka tegelikult nagu täiesti automatiseeritud süsteem ja me ütleme, et siis kui mingisugune järgmine Venemaa rünnak tuleb, siis tegelikult mingisugune nagu see on väga reaktiivne ja mingisugune nagu tehnoloogia paigaldamine on suhteliselt nagu tõenäoline. Me ütleme, et nad ei saa lihtsalt võita ainult nende kaablite kaitsmise pealt, kuna need lihtsalt nagu nii vähe Arktikas, see ei räägi peamiselt siis Arktikas, see räägiks siis rohkem nendest muudest kohtadest, aga B, sellepärast, et see ei ole nagu ainuke siis näitus. Okei. Räägime siis teiseks tulevikust ja sellest nagu militariseerumisest. Ja ma ütleme, et siis, kui me teeme nagu meie plaani, siis me lihtsalt hoiame ära väga palju nagu mõttetut kulutamist. Sellepärast, et siis, kui me laieneme sinna praegu militariseerudes, siis me toome ju kaasa 2 asja, millest me oleme teile proovinud rääkida. Üks, see, et Venemaa ei jäta seda nii, nagu ta on. Ja sellepärast, et Venemaal on ka nagu tugev liitlane Hiina, siis me ütleme, et Venemaal on suhteliselt, kes ka tahab nagu asju teha Arktikas, siis me ütleme, et Venemaa suudab päris hästi nagu kukkida mingi vastuse sellele, et lääneriigid saadavad oma asjad sinna. Me ütleme, et sellel hetkel, kui me seda ei tee, kui me teeme mingisuguse graduaalse laienemise, mis nagu on kooskõlas jää sulamisega, isegi kui meil nagu seda vaja on, siis me tegelikult suudame selle ära hoida, sellepärast me ikkagi tegutseme nagu nendes piirkondades, kus meil on vaja mingisuguseid asju ammuta ja nagu kui selleks hetkeks, kui sealt on tõesti nii lihtne neid asju tulevikus nagu ammutada, siis kui see jää on ära sulanud, siis me nagu siis sinna võib nagu minna, sinna võib rajada mingisuguse ammutusjaama ja saata sinna neid laevu. Praegu seda lihtsalt ei ole, seda jõulist laienemist, siis kui neid olusid ei ole veel nagu loodud, see ei ole lihtsalt nagu õige hetk, mida seda teha. Me ütleme, et parasjagu on palju mõttekam jätkata sellega, mida me teeme praegu, sellepärast, et lihtsalt sellepärast, et nagu see on palju rohkem toob nagu return'i, sellepärast, et meil on olemas nagu riigid nagu Hiina, kes praegu täiesti nagu väga hea meelega müüvad meile neid remme väga suures koguses ja tegelikult rohkem, kui meie suudame neid päikesepaneele ehitada, praegu meil ei ole mitte mingit probleemi, et meil kuidagi neid remmid on otsa saamas, me ütleme, et see on nagu tuleviku asi, millega ei ole vaja nagu kohe praegu tegeleda, aga me ütleme, et see, mis on nagu praegu oluline, kuhu see raha peaks minema, on siis see, et sa teed neid arendusi, mis tegelikult tulevikus toovad kaasa olukorra, kus sa ei nõuagi seda, et sa pead toetama nendele ajutistele remmidele. Okei. Räägime siis viimast selles väitlusest ja see on siis sellest, et kuidas näeb seda asja keskmine kodanik, kellel on mingisugused muud probleemid ja kellel on praegu mingisugused muud probleemid nagu Euroopa kontekstis, julgeoleku kontekstis ja keda tegelikult viib nagu ärevile see, et need asjad tekitavad väga palju keskkonnamõju, mis otseselt avaldavad mõjud alla. Me ütleme, et selles olukorras, kus tegelikult see inimene tunneb ennast nagu suhteliselt halvasti sellist asjade pärast, see on tõenäoline, et igasugune nagu lai militariseerumine tegelikult toob kaasa selle, et me ajendame Venemaad küll seda tegema, aga üks hetk me saame lihtsalt piisavalt backlashi, et me ise tuleme sealt nagu ära, sellepärast, et see lihtsalt nagu keskmisele elanikule ei meeldi need keskkonnamõjud ja see tegelikult ju nagu teeb tema elu halvemaks. Kõikidel põhjustel palun valige.
aitäh Taanile selle vahva kõne eest, tuletan kõigile saalis viibijatele ja ka väitajatele meelde, et flööt on muusikaline instrument ja kogumik laev on laevastik. Minut on täis tiksunud ja selle väitluse viimaseks kõneks kutsun jaatavalt poolelt jõulumemme valguskaabli number 1 kaitsja Kaspar. Tunnen, et ehitus lihtsalt teeb seda väitlust väga segaseks. Nad lihtsalt tahavad teha põhimõtteliselt sama asja, mis meie, aga halvemini, aeglasemalt ja liiga hilja. Kolmandas kõnes nad hakkavad veel ütlema, et me hoopis peame selle raha panema, et koha peal mingisuguseid asju lahendada, aga kuhu te selle raha siis panete, teil ju ei ole konkreetset võrdluspunkti tegelikult selles väitluses peale selle, et te lihtsalt investeerite vähem sinna Arktikasse. Oma kõnes julgeolekust, ressurssidest ja siis natuke keskkonnast. Kõigepealt julgeolekust. Kas Arktika on siis strateegiliselt oluline? Jah. Esiteks on juba praegu sellepärast, et seal on see satelliidikeskus, on ju kaabel on hästi pikk, mis tähendab, et sa ei saa panna sinna ühte laeva patrullima, sul on vaja esiteks tuvastada nende radarisüsteemide ja sonarisüsteemidega, kui kaugelt juba tuleb mingi laev ja teisalt sul on vaja nagu olla võimalikult hea, võimekas ja piisavalt jõuliselt kohal, et te saaksid sellele reageerida piisavalt kiiresti. Teisalt, sealt kaudu saab Venemaa tulla meie muid asju saboteerima, see on põhimõtteliselt, kui see jää ära sulab, see on uus koht, kus saab ta tulla näiteks Läänemerelt meie muid asju ründama või kas või seda sama Kjuki lünka võtma. Meie lükkame Venemaad põhimõtteliselt tagasi tahapoole, et nad ei saaks lähedale meie olulisele taristule. Sellele nad ju tegelikult ei vasta. Ja teisalt me ütleme, et see muutub aina olulisemaks ajaga. Planeeritud on juba Aasia ja Euroopa kaablid läbi Arktika. Me näeme, et kui jää sulab, tõenäoliselt avaneb seal ka mingisugune kaubatee, mida me tahame kaitsta. Vastased ju ise ka ütlevad, et nad lähevad ju sinna natukene niimoodi aeglaselt läbi ja me ütleme, et see muutub aina olulisemaks ja seega me tahame ka seal jõuliselt sõjaliselt kohal olla. Kolmandaks, vastased ütlevad, et me paneme ainult sinna, kus on vaja, Arktika on suurem, kui nad arvavad, on ju, kaart on võib-olla moonutatud. Kaabel on üsna pikk, ma arvan, et Simona Johannale enam sellele ei vasta, ütlevad lihtsalt uuesti, et küll me saame kuhugi mingisugused laevad panna. Aga miks me ei saa? Esiteks, me ei saa tuvastada seda ohtu enne, kui on liiga hilja, nõks internetti pole, on ju. Ja teiseks, me ei saa piisavalt kiiresti reageerida, nagu ma juba ütlesin. Okei. Viimaks, julgeoleku all. Nad ütlevad, et Venemaa ja Hiina saavad kurjaks. Esiteks, mis siis? 3 kõne jooksul 0 mõju nad on öelnud selle kohta, kui Venemaa ja Hiina saavad kurjaks. Jah, me ostame Hiinalt vähem väärtuslikke muldmetalle, Hiina saab kurjaks, nad on väga kurjad, aga me oleme õnnelikud. Ja teisalt, miks? Nad ju me ei lähe ju nende aladele, miks nad saavad kurjaks või mida nad siis reaalselt teevad, jääb selle väitluse lõpuni ebaselgeks. Ressursid, kas neid on üldse vaja? Me ütleme, et nad ütlevad, et rohetehnoloogia on alles valmimas, me ütleme, et neid väärtuslikke muldmetalle on vaja AI-s, akude jaoks, julgeolekutehnoloogia jaoks, kõikide muude asjade jaoks, need on igal pool meie ümber. Iga toote hind, mis sul on letil, oleneb sellest, kui palju võtab see näiteks see gaas, mida me sealt Arktikast võtame, või need väärtuslikud muldmetallid, need kõik lähevad igasse tootesse, mida miljard lääne inimest igapäevaselt ostab poest. Kokku kulminatiivselt on see mõjuskaala tohutult suur. Need on asjad, mida riigid, ettevõtted, inimesed vajavad niikuinii. Küsimus on siis, mis hinnaga? Meie tahame Gröönimaalt maa pealt kaevandada neid väärtuslikke muldmetalle, on ju, seal kus juba mõned kaevandused on ju, me tahame palju jõulisemalt minna, seega ilmselt see on võimalik. Simona ütleb, et Venemaa tahab Arktikasse minna, seega ma ilmselt nad tegelikult nõustuvad, ja sellepärast, et see on tore või hea asi, nad tegelikult nõustuvad, et see on hea. Nad korrutavad, et seal on paks jääkiht, aga juba minu vanaisa sai jää siis augu tehtud ja kala püütud. Ma arvan, et see tegelikult ei ole nii raske. Ja me ütleme, et esimesest kõnest saati ütleme, et jää on ju sulamas
tingimused Arktikas kaevandamiseks ju aina paranemas, sellepärast me tahame sinna majanduslikult kohale minna, need tingimused seal kaevandamiseks on ka paremas. Nende maailmas on 15 aastat võib-olla tõesti hea, 15 aastat nad saavad Austraaliast neid väärtuslikke muldmetalle, aga siis on halvasti, kuna nad on liiga aeglaselt sinna Arktikasse kohale läinud. Mujalt saab lihtsalt otsa. Mõjud. Esiteks, iga asi on kallim. Miljard lääne inimest lihtsalt jäävad vaesemaks. Teiseks, töökohad kaovad, kui Euroopa autotööstus näiteks ei saa enam kukub kokku või väheneb kasum. Ja see kehtib ka kõikides teistes sektorites, mis vajavad neid. Ja kolmandaks, iga aasta rohepöörde hilinemist on sadu miljardeid kahju. Viimaks räägime kähku keskkonnast, nad räägivad mingisugused hoovused rikutakse ja nii edasi. Esiteks, Venemaa, kellel on pool Arktikat ju niikuinii läheb seda juba rikkuma, ise räägite, et vesi liigub ja ma ei tea, mürgised kalad ilmselt ka ujuvad, on ju, küll see kahju liigub ka meieni. Teiseks me ütleme, et lääs ju ilmselt teeb seda paremini, meil on mingisugused standardid, ettevõtted ei taha ka mingisugust jama endale. Ja kolmandaks, nad ise ka lähevad sinna vähem jõulisemalt. Kui neil mingisugune jama juhtub, ma ei tea, läheb mingisugust naftat, vahet ei ole, kui palju, läheb sinna hoovusesse, ilmselt ka nende maailmas on see hoovus kutu, on ju. Seega ma arvan, et keskkond on ka sellest väitlusest lõpuks välja, see väga selgelt võidab selle väitluse jaotus. Aitäh! Aitäh Kasparile selle rahva kõne eest ja teeme mõlemale tiimile veel kord ühe suure aplausi. Ja nüüd palun ärge jumala eest kuidagi mingi suure hurraa ja valjususega välja minge, sest et allkorrusel käib Vene Tracki finaal. Enam ei käi. Harjume. Kui kohtunikud on välja saanud teie ka välja minna ja siis esimesel kordsel saab näkke, nii et minge, rääkige, mis te väitusel arvasite ja kui on riigikaitse